meie õpingutest oli möödas 20 aastat. Ühel ilusal päeval Tallinnast Pärnusse sõites tuli mõte, et jätkaks õpinguid. Helistasin Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi ja uurisin, kui kaua saab dokumente kooli anda. Selgus, et oli viimane päev. Peale seda helistasin koheselt Annelile ja ütlesin, et nii, paki asjad, nüüd on kooli minek. Ja mina ütlesin, kuule mees, kas sa oled lolliks läinud või? Uuesti kooli. Kuid vaatama sellele, olime mõne tunni pärast koolimajas ja täitsime teste ja niimoodi meie koolitee vaikselt algas. Esimesed 2 kuud oli pisut raskevõitu. Võõras keskkond. Sisseelamine. Õpilased, õpetajad, kõik võõras. Kõik oli võõras. Kuid paari kuu jooksul see kõik möödus ja elu läks päris lõbusaks. Meeldivad klassikaaslased, õpetajad ja nii me... Koos õppisime meil. Jah, kogu seltskonnaga. Meil oli väike grupp omal klassis juba, kes kokku hoidis. Panime isegi tahvli meie juures kodus seina peale, kus me siis üksteisele asju selgeks tegime, kes millest tugevam oli, see teisi aitas. Kes matemaatikas, kes inglise keeles. Just nimelt. Ja tänu sellele me ka jõudsime nagu heade tulemusteni. Sai üksteist utsitada tagant kogu aeg, kindlasti. Mitte vähe. Ja loomulikult kontrollisime üksteist, ei lasknud asjadel nagu kokku kuhjuda ja ei jäänud tegemata asju võlgu. Aeg-ajalt ikka juhtus, aga need saime kõik ilusti tehtud ja lahendatud ja tänu sellele lõpetasime kõik hääde tulemustega. Mina lõpetasin kuldmedaliga ja Anneli hõbemedaliga. Minul andis kool palju uusi tuttavaid, sõpru, teadmisi, kogemusi. Enesekindlust, julgust. Jaa. Minule ka teadmisi palju uusi. Uued head sõbrad, kellega siiamaani suhtleme ja jäämegi suhtlema. Ja loomulikult kõige põhiline, et õppida pole kunagi hilja. Kõik on võimalik. Vahet pole, oled noor või vana, kooli tasub alati minna, ei pea kartma.